Aga miks just Eestimaa Looduse Fond tegeleb kliimakogu korraldamisega? Kliimateemad on Eestimaa Looduse Fondi üks selliseid programmilisi, strateegilisi suundasi ja kliimateemadel on meie fookuses on ühelt poolt ka Ida-Virumaa, sellepärast et me saame öelda seda, et Ida-Virumaa on ikkagi Eesti mõnes mõttes kliimamuutuste epitsentris. Seal ongi vaja väga palju ümberkorraldusi kogu maakonnas, nii majandusstruktuuris, et ümber mõelda selle peale, et kuidas minna üle rohelisemale energiatootmisele, kuidas lõpetada ja vaikselt panna siis kinni põlevkivitööstus ja kuidas seda kõike teha niimoodi, et need muutused oleksid õiglased kohalike inimeste jaoks. Et õiglase ülemineku puhul ongi üks kõige olulisemaid eesmärke see, et otsida võimalusi, kuidas keskkonna eesmärgid siduda sotsiaalsete eesmärkidega. Aga kui palju selle käigus saab sõna loodus? Ma usun seda, et ta saab nagu päris palju või see oleneb jällegi ka, et kuidas igaüks meist mõtestab, kes nende protsesside sees on. Et see küsimus on, miks me seda kõike teeme. Ja ma arvan, et kliimakogu puhul ja nende osalevate noorte jaoks on ka väga tähtis see, et ma loodan, et me oleme aidanud nagu ka neid ülemineku põhjuseid ja põhjendusi selgitada. Et see ka põlevkivitööstuse ju kinnipanek või niisugune hääbumine ja see, et väga paljud inimesed ja perekonnad peavad üht-teist ümber korraldama oma elus, et see ei ole ju lihtsalt selleks, et kusagilt keegi ütleb, et nii on vaja teha või et ta tegelikult on ka selleks, et koha peal oleks inimestel puhast vett, et neil oleks õhk puhtam, nende tervise tulemused paraneksid ja samamoodi, et kohapealne loodus oleks, elurikkus oleks säilinud ja kõik need erinevad tingimused, mis tegelikult meil inimestena teevad meid õnnelikumaks ja meie elu elamisväärsemaks, et need tingimused oleks kõik tagatud. Kui kliimateadlikud olid noored enne ja kui palju rohkem kliimateadlikud on nad nüüd ja kui palju see aitab parandada selle regiooni inimeste kliimateadlikkust üldse? Praegu on natuke veel vara öelda, et meil tegelikult küsisime osalevate noorte käest enne protsessi algust seda, et kui palju nad nagu teavad või kuidas nad ise nagu hindavad, et oma teadlikkust ja missugused on nende hoiakud ka siis õiglase ülemineku ja kliimamuutuste suhtes. Ja nüüd küsisime uuesti peale seda protsessi, aga me veel ei saa nagu neid tulemusi mul veel ei ole, et me oleme nii vahetult räägime. Aga üks, mis tuli küll välja, on see, et need, kes meie nagu siin selles nagu protsessid osalesid, siis keskmiselt nad on nagu sellisest keskmisest natukene teadlikumad. See on tõenäoliselt on see, hoolimata sellest, et osalejad on valitud juhuvalimi teel, nad ikkagi nagu, kes lõpuks otsustavad nagu tulla, et neil on mingi huvi selle vastu, et nad nagu keskmiselt saab öelda, et see võib olla natukene suurem. Aga teiste riikide kogemusest saab öelda, et tavaliselt need protsessid aitavad nagu teadlikkust veelgi suurendada ja võib-olla mingisuguseid seoseid paremini mõista ja neid enda jaoks mõtestada. Nii et ma loodan, et sama on juhtunud ka meil. Kas selle protsessi käigus on juhtunud veel midagi, mis on tekitanud selliseid mõtteid, mida kohe kindlasti peaks praegu veel välja ütlema? Minu jaoks on, kes ma olengi nagu Eestimaa Looduse Fondiga liitunud ju mitte loodusteadlasena, vaid pigem ma olen erialalt, olen üldsegi sotsiaaltöötaja ja ma olen viimased aastad oma elust olen tegelenudki just sellisega nagu kaasamise ja erinevate osalusvormidega ja ma olen töötanud nüüd õiglase ülemineku teemadega just selles võtmes, et nii meie usume kui ka väga paljud need inimesed, kes sellist üleminekutega töötavad, nad usuvadki, et üleminekud on võimalikud ainult siis, kui inimesed on ise seal kaasas. Et nad saavad kaasa rääkida, nad saavad ise kujundada oma elu selliseks, nagu õigem on, et mis sobitub ja nad saavad enda jaoks nagu need kõige õigemad valikud teha. Ja ma nagu, ma olen siiralt olen rõõmus selle üle, et ma näen nendes noortes, et ühtepidi me oleme kuulnud neilt, et nad on tundnud, et nad ei ole võib-olla
senimaani liiga palju saanud kaasa rääkida. Nad võib-olla ei ole liiga palju ka teadnud ja nad ei ole tundnud seda, et võib-olla, et kas neid üldse nagu tahetakse ära kuulda. Ja nüüd, kui me täna nagu ka lõpetasime, et kui siiralt ütlevadki noored, et ma olengi väga rõõmus, et tegelikult kedagi huvitab see, mida mina ka arvan. Ja ma tahan ka tulevikus, tahan osa võtta, et kui küsitakse inimeste arvamust, ma tahan kaasa rääkida, ma tahan kaasa mõelda ja mõelda ka ise nagu selle peale, et missugused on minu tegevusvalikud. Siis see teebki ju nagu tuju heaks. Aga mida sellise ürituse korraldamine õpetas? Üks, millest me täna siin oleme ka rääkinud, et tegelikult ta vajab rohkem aega. Et me peaksime nagu kõike vaatama natukene võib-olla nagu pikemalt, rahulikumalt, vaatama, missugused just need meetodid nagu sobiksid, andma aega ka mõtestamiseks, et tavaliselt ka rahvakoolide puhul öeldaksegi, et siin on alati siis see esimene teadmiste omandamise faas, siis nagu toimub see huvipoolte ärakuulamine, et seal peaks olema nagu aega selleks, et kui osalejad saavad uut teadmist, et neil on võimalik seda kuidagi nagu enda peas ka nagu setitada ja kuidagi nagu selles mõttes mõtestada, et see ei ole lihtsalt, mida ma mehaaniliselt võtan, et kui sa tuledki arutelupäevale ja hakkad neid ettepanekuid sõnastama, siis sa tegelikult oled nüüd juba enda jaoks nagu välja mõelnud natukene, et mida sa soovid ja mida sa vajad. Et meil oli ta seekord natukene nagu kiirustamine, aga teistpidi me pidime nagu kogu aeg arvestama ka sellega, et tegemist on väga uue nagu sellise meetodiga, ta on küllaltki aega nõudev ja osalejate jaoks ka, et see võib-olla esialgu oleks olnud hirmutav, kui ma oleks öelnud, et me nüüd siin töötame pikalt koos nagu parlament. Et selles mõttes võib-olla, et kui see küsimus oli, et mida nagu õppida või vist oli selline küsimus on ju, et üks on jah, et see, et seda aega võtta. Ma tahaks ühe asja veel rääkida, et tegelikult kui me Eestimaa Looduse Fondi juures nüüd alustasime selle projektiga, et siis tegelikult meie oleme vaadanud niipidi, et mitte nagu tingimata esmane ei ole see, et katsetada erinevaid osalusformaate, vaid meie jaoks ongi olnud esmane see, et me saaksime rohkem noori tõmmata siis kliimadebatti ja just Ida-Virumaa noori tõmmata sellesse kliimadebatti. Nii et neil tekiks huvi osade teemade vastu, nad hakkaksid ise üksteisel käest küsima, nad hakkaksid ise infot otsima, nad hakkaksid tegelema selliste hästi praktiliste asjadega, mis nende enda jaoks tunduvad olulised. Ja et lisaks kliimakogule on meil selle algatuse juures on tegelikult tegutsemas ka 7 kliimasaadikut. Noored, kes alguses meiega liitusid ja kes tahtsidki nagu rohkem teada saada ja on rohkem sellised võib-olla sõnumi viijad ja toojad. Ja nende pealt me nagu nägime ka seda ära, et kui meie alguses tahtsime, siin räägime nagu ülemaailmsest kliimakriisist ja kliimadebatist, siis nende jaoks need seosed olidki nagu hästi nagu lihtsad ja käega katsutavad ja südamelähedasemad. See, et kuidas me saaksime teha nii, et inimesed rohkem hooliksid loodusest, kuidas me saaksime teha nii, et prügi ei visataks maha, kuidas me saaks teha niimoodi, et koolides räägitakse üldse keskkonnateemadest palju rohkem ja ka Ida-Virumaa koolidest ja et minu jaoks on olnud see hästi niisugune nagu tore nagu õppetund ka, et tõmmata veidi ennast nagu tagasi, et kui sa töötad muidu võib-olla selliste suuremate eesmärkidega, et kui see kogukond, kes tegelikult peab muutuma või peab uusi lahendusi leidma, seal kogukonna jaoks on teised küsimused on antud juhul olulisemad, siis aidata neil nagu näha neid seoseid niimoodi, et nad saavad ise hakata tööle sealt, mis on nagu sellega, mis on nende jaoks just oluline. Et minu jaoks on see olnud selle protsessi juures hästi oluline nagu selline, mis öelda, et tingimata nagu uus tundmine, vaid selline väga oluline meeldetuletus. Aga mis teeb Ida-Virumaa eriliseks võrreldes teiste Eesti osadega, et miks just Ida-Virumaa noored? Esiteks on just nemad sellepärast, et Ida-Virumaa ongi väga suurte muutuste keskel ja see on hästi oluline, et nad kaasa räägiksid. Teiseks, me oleme veidi uurinud ka tausta, enne kui me nendega tööle hakkasime, siis nad on niisugune väikene nagu kas kultuuriline erinevus või nad ise on toonud ka välja, et nad tajuvad, et võib-olla selline kaasamise ja osalemise kultuur ei ole nii hästi veel edenenud maakonnas, kui ta võiks olla, või nad ise tajuvad, et nad tahaksid tegelikult palju rohkem osaleda, palju rohkem kaasa rääkida. Lisaks on ka keeruline siis selline nagu võib-olla sotsiaalmajanduslik kontekst ja mis natukene tuleb juurde ka sinna veel see lõimimise teema. Et just,
ei tahaks seda, et mitte keegi oleks nagu kõrvale jäetud, sellepärast et noh, tal ongi elus teistsugused tingimused, ükskõik on see seotud siis keelega või on see seotud nagu kuidagi nagu selliste majanduslike võimalustega. Ja noh, võt praegu mulle tundub, et seal just see Ida-Virumaa noortega töötades, et me oleme nagu saanud nagu luua sellise nagu noh, hästi nagu ägedad tingimused, et nagu seda võrdseid võimalusi nagu päriselt tekitada. Aga tänasega jäite rahule? No kus sa saad siis mitte rahule jääda, kui on nii palju inimesi tegelikult, kes on nagu ühise eesmärgi nimel tegutsevad ja tulevad kokku, et ma siin vahepeal arvutasin see korraldusmeeskonnas, et nagu sain 17, aga mul on siuke tunne, et meid oli vist veel rohkem, et kes nagu kõik nagu oma tükikese teevad ja et ükskõik on need gruppides aruteludes või nagu päeva juhtides või vaadates seda, et keegi siis kogu osalejatest ära ei unustaks seda, et ta pidi tulema, sellepärast et tema grupp teab, et ta peaks tulema, et nagu need üksed väiksed tükikesed, et need kõik kokku jookseksid. Ja noh, siiralt loodan, et ühtepidi ka siis see korraldusmeeskond sai nagu ikkagi hea kogemuse.